tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast. Tere taas vaatama Lääne-Tallinna Keskhaigla saadet Tark arst taskus. Täna räägime kahest suurest teemast, mille siis püüame ühte saatesse kokku panna ja neid natuke lähemalt avada ning nendeks on autism ja ATH, mis mõlemad mõjutavad inimese olemust ja igapäevast toimetulekut. Räägime, kuidas neid ära tunda, mismoodi käib diagnoosimine ning kas ja millisel juhul on vajalik ravi. Saates on külas Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse ülemarst juhataja, psühhiaater ja psühhoterapeut doktor Ants Kask. Tere! Tere! No, oli selline suur plaan, et paneme need kaks teemat ühte saatesse kokku, et need on nagu nii mahukad ja alguses... Ma võin öelda sina, me oleme mitme koos teinud, et alguses sa ütlesid, et see on päris nagu selline suur väljakutse, et kui palju need kaks teemat siis nagu kuidagi nagu sobituvad, et kas nende vahel on selline mingisugune selline haakumine? Teatud määral kattuvust küll on ja see sama küsimus tekib tihti arstidel ka, et ühel konverentsil, kus ma hiljuti nagu käisin, kolleeg, kui tema käest küsiti, et ATH ja autism, et mis seal vahet on, et siis ta ütles, et ei olegi, et see on nagu sama asi ja siis ma olin veidi nagu hämmingus aga hiljem hakkasin nagu mõtlema tegelikult, et seda kattuvust teatud määral nagu küll on ja võib-olla selline levinud trend, et see natuke sõltub nii-öelda riigist ja nendest terapeutilistest traditsioonidest ja kuidas lähtutakse nendest diagnostilistest kriteeriumitest, et vahel pannakse mõlemad diagnoosid välja, siis nii-öelda see autismispektri häire, autism või A-tüüpiline autism ja ka siis aktiivsustähelepanuhäire, aga arvestama peab ka seda, et autismiga alati või tihtipeale kaasnevadki mingisugused tähelepanuhäired ka ja vähemalt varasemalt on siis see soovitus nagu olnud, et kui on autismispektri häire, siis eraldi seda tähelepanuhäiret või seda ei diagnoosita, aga et kuna meil on need ravimid ja need on ikkagi teatud kindla diagnoosiga, et siis võib-olla diagnoositakse ka, et see soodustus oleks. Ja võib-olla siin on nagu hästi oluline on nagu see, et kuigi see väljund võib olla nagu sarnane tähelepanuhäiritus, et siis sellise aktiivsustähelepanuhäire ja autismispektri häire korral need põhjused, miks see tähelepanuhäiritus võib olla üsna erinev. Alustame sellest autismi teemast, et kui nüüd lühidalt, kui seda üldse võimalik on lühidalt lahti võtta, et mis selle autismi tunnused on või et kuidas nagu näiteks pere saab aru, et meie pereliige on ilmselt autistlike tunnustega? Võib-olla peaks alustama sealt kaugemalt nagu ajaloost, et kuidas traditsiooniliselt üldse seda diagnoosi on nagu vaadatud, et need diagnostilised kriteeriumid ka, mis on kirjas nendes rahvusvaheliste haiguste klassifikatsioonis, ma täna võtsin siia kaasa, et natuke kindlam tunne oleks, et need ikkagi ütlevad, et autism, et see peaks avalduma enne 3. eluaastat. Ja sellisel juhul me siis räägime tõesti sellisest nii-öelda autismist. Siis on teine eraldi vorm, on see A-tüüpiline autism, et kus see avaldumine võib olla nagu hiljem peale 3. eluaastat. Et see on nagu üks pool. Ja traditsiooniliselt on seda autismi ikkagi nagu vaadeldud kui sellist seisundit, kus sellised suured raskused sotsiaalses suhtlemises arengus need tekivad küllalt nagu varakult. Samas tuleb nagu pidada ka meeles seda, et võib-olla need mingid sellised autistlikud jooned on ju nagu kõigis inimestes nagu olemas, et nad ei ole võib-olla alati nii tugevalt nagu väljendunud, aga
see nii-öelda autistlikkus teatud mõttes on ju vajalik üldse ka selleks, et inimesel tekiks selline mingi sisekaemus või võime nagu iseendale nii-öelda mõelda, et see on nagu üks pool, võib-olla selline psühhoanalüütiline käsitlus, et seda aega nagu iseendale on tegelikult nagu ka vaja või räägitakse sellistest autistlikest nii-öelda pelgupaikadest, et kuhu inimesed aeg-ajalt lähevad, et lihtsalt puhata ja taastuda, et see on täiesti nagu normaalne osa sellest autistlikkusest. Aga kliinilises mõttes ja me räägime ikkagi sellisest nagu inimese jaoks oluliste funktsioonide häiritusest nagu sotsiaalne suhtlemine, see teatud nii-öelda erihuvid ja see arusaam sellest, mis asi see autism on, et see pidevalt ju tegelikult nagu areneb. Kogu aeg mõeldakse uusi teooriaid välja, seletusi, otsitakse neid põhjuseid ja seda autismiga jagatakse nagu kaheks, et üks on selline nii-öelda primaarne autism, kus me võib-olla ei teagi, et mis see nii-öelda põhjus on ja siis on sellised sekundaarsed autismi vormid, mis võivad tekkida mitmesuguste ebasoodsate tegurite mõjul, et kas need on mingid toksiinid, mürgid, võib-olla seal sünnitusel kaasnenud trauma, hapnikupuudus, et need kõik võivad viia selliste arengu häirituseni või häireteni. On selline mõiste ka nagu autismispektri häire, kas see siis lahti seletatult tähendab midagi sellist, et see autism on selline suur ja lai asi ja igaüks, kes on autistlik, on natukene omamoodi autistlik ja kuskil ta selle joone peal nagu asub siis oma selle seisundi nagu tõsidusest lähtuvalt? Ja, et ajalooliselt on diagnoositud autismi selliseid raskemaid nii-öelda vorme, mis tänapäeval öeldakse, ka klassifikatsioonid jagatakse raskusastmelt nagu 3, et see nii-öelda klassikaline autism on ikkagi siis olnud see keskmise ja raske raskusega nii-öelda autism, aga trend on selles suunas, et diagnoositakse ka kergemaid autismi vorme ja sellepärast on hakatud rääkima nagu spektrist, et autismispektri häire ja seal need tunnused on erineva väljendusastmega, erinevad nii-öelda tagajärjed on ka, et see autismi teema iseenesest on ju läinud väga selliseks nagu populaarseks, inimesed nagu tunnevad huvi selle vastu, mõtlevad, et miks on nad nii või naasugused ja see on ka tekitanud sellise nii-öelda diagnostilise nagu surve, et nii autismi kui aktiivsustähelepanuhäire puhul, et inimesed tahavad nii-öelda teada, et kas mul ikka on see, eks, ja see tekitab ka sellisele psühhiaatritele päris suure nagu surve. Et tänapäeval püütakse siis leida ka neid nii-öelda kergemaid vorme, mida varem ei ole tegelikult üldse nagu häirena, haigusena siis käsitletud. Üsna hiljuti vist oli selline periood, kui inimene võis diagnoosiks saada ka Aspergeri, kuidas see oli, Aspergeri sündroom? See on, praegugi on olemas, eks, et see on siis Aspergeri sündroom või hästi funktsioneeriv nii-öelda autism, et on teine ja see on nendes selle praegu hetkel kehtivas klassifikatsioonis on olemas, aga mis see rahvusvaheline haiguste klassifikatsiooni 11. versioon, et sealt on ta nii-öelda nagu välja võetud ja see võib-olla nagu ka kajastab seda seisukohta, et sellised teatud vähesel määral nagu väljendunud jooni, autistlikke jooni enam nii-öelda häirena ei käsitleta, et neid vaadeldakse võib-olla sellise nii-öelda eripärana või nagu räägitakse sellest nii-öelda neuroeripärast. Ja kus see nii-öelda piir jookseb on, et haiguste puhul üldse ju on, et räägime haigusest siis, kui on funktsioonihäire ja et see funktsioonihäire peab olema nii-öelda oluline ja nii aktiivsustähelepanuhäire kui autismi spektrihäire korral, et see on oluline, et ta oleks nagu püsivalt avaldunud ja mitmes nii-öelda elusfääris. Me oleme nüüd rääkinud natuke nagu selles keeles, et kui meie kuulajad nagu meid jälgivad,
siis võib-olla neil on tekkinud nagu küsimus, et me peaksime tooma mingisuguseid näiteid, et milline on nagu autistlik inimene, et kui teda kirjeldada. Mis ei ole kindlasti lihtne, sest et see on väga erinevas. Ei ole jah kindlasti lihtne ja siin on võib-olla peab seda arengukaart natuke ka vaatama, eks, et autism lastel avaldub ühtemoodi, teismelistel noorukitel teistmoodi, täiskasvanutel nii-öelda teistmoodi. Ja võib-olla seda, et ei peaks rääkima võib-olla sellest nii-öelda autistlikkusest üldse, et see tegelikult see neuroeripära võib-olla tuleks nagu välja jätta, sest see tekitab võib-olla selliseid nii-öelda diskussioone ja tegevusi ka, mis ei ole väga nagu viljakad. Et ma mõtlen just selle nii-öelda diagnoosi panemist, et põhimõtteliselt näiteks Soomes on ka selline seisukoht nagu võetud, et ikkagi kui sellist olulist nii-öelda häiret ei ole häiritust, et siis seda asja lihtsalt nagu ei uurita. Aga inimesed muidugi ise väga tahavad ennast uurida või siis oma lähedaste kohta teada. Nii aktiivsustähelepanu häire kui see autismispektri häire, et nad mõnes mõttes on natuke ka sellised moodsad diagnoosid või millega me ei ole nagu väga palju tegelenud ja inimesed otsivad mingisugust selgitust oma teistele nii-öelda probleemidele, et kui vaadata seda diskussiooni, et neid üritatakse neid nagu panna sellisteks primaarseteks häireteks, et nendest on kõigist nagu tingitud kõik teised häired nagu ärevus ja depressioon. See võib nii olla, aga see ei pruugi nii olla, eks, et pigem on ka vastupidine võimalus, et kui inimene on väga ärev sotsiaalselt, eks ole, siis ta nii-öelda tõmbub endasse ja jätab sellise autistliku mulje, eks, kes nii-öelda väldib seda sotsiaalset suhtlemist või kellel on see nagu raske. Või samamoodi on, et kui on inimesel depressioon, tal tekivad keskendumisraskused ja siis nagu pööratakse võib-olla vahel see asi tagurpidi ja öeldakse, et tal on need keskendumisraskused olnud juba nii-öelda enne ja et see depressioon on nagu tagajärg, et see võib nii olla, aga see ei pea nii olema, et siin ongi just nagu oluline vaadata, et millal see häire on nagu avaldunud, et nii autism kui aktiivsustähelepanu häire on sellised neuroarengulised häired ja need peaks avalduma nagu oluliselt hiljem või oluliselt varem ja nad võivad olla mingil määral võib-olla vähem väljendunud, kompenseeritud, sellest räägitakse tänapäeval palju, aga see algus ikkagi peab olema kuidagi sinna varajasse lapsepõlve nagu paigutatav. Ja mismoodi see välja näeb siis, et nii autismi puhul on siis selline sotsiaalse suhtlemise raskused, et inimesed ei taju võib-olla ka iseennast, ei taju ka teisi inimesi, et selline vastastikkus nagu suhtlemisest kaob ära. Võivad olla mingid erihuvid, et see, kui räägitakse, et meie peres kasvab väike poiss, kes tahab käia iga päev ronge vaatamas ja kogub dinosauruseid, siis see on niisugune nagu tüüpiline näide, mida lapse vanematele tuuakse. Ja see on nagu hea näide ja võib-olla siin saab ka nagu rääkida sellest, et sellest uuemast teooriast või kuidas seda autismi nagu mõistetakse, et üks siuke kirjeldus on, et autistliku inimese maailm on nagu kahemõõtmeline või ta tähendab üheplaaniline, et tal nagu puudub see sügavus, ka selline nii-öelda tundesügavus ja see võib-olla ka väljendubki tegelikult selles, et autistlikul inimesel on hästi keeruline tajuda seda, mis on temast endast nagu väljaspool ja ta vajab sellist hästi nagu konkreetset piiri, et ka ütleme autismi korral on üks siuke lastel avalduv eripära on see, et nad eelistuvad näiteks mängimisel selliseid kõvasid objekte, et mitte pehmeid mänguasju, vaid just nagu kõvasi. Ja see on ka võib-olla sealt tulebki nagu välja see, et see kõva objekt on hästi nagu konkreetne, et saab nagu aru, kus ta algab ja kus ta lõpeb, eks pehmete puhul see on nagu siuke nagu ebamäärasus ja selline autismispektri häire korral ongi võib-olla hästi keeruline on see, et
või neil inimestel on nagu keeruline tajuda just seda, taluda ka seda ebamäärasust. Neid asju, mida on neil nagu keeruline mõista, et see tekitab sellise tohutu arusaamatuse ja ärevuse. Kas see võib olla ka siis seotud sellega, et neil on soov ja vajadus kõigest lõplikult aru saada ja kui mingi asi on piisavalt laiali valguv, et siis see arusaamine on lihtsalt nagu liiga suur väljakutse? Jah, et see on üldse hästi nagu oluline verstapost inimese arengus, et ta suudab nagu taluda sellist ebamäärasust või öeldakse, et ambivalentsust talub. Et see on hästi inimlik omadus, et kõik peab olema selge ja nimetame selle nüüd asja ära, et see sama keskendumisraskus on nüüd ATH ja nii edasi, et sellist ebamäärasust on raske taluda. Tekkis selline kõrvalmõte, et õnneks on nagu ühiskonnas ikkagi nii, et inimestel on elus erinevad rollid ja koos tegutsedes me saame nagu kompenseerida üksteise ja iseenda puudujääke, et on ju ka, ma ei tea, ettevõttes inimesed, kes tegelevad nagu üldisemate teemadega ja inimesed, kes tegelevad konkreetsemate teemadega, et kui siis see autistliku või siis aktiivsust tähelepanu häirega inimene leiab nagu endale ühiskonnas ja üldse elus nagu sellise oma niši või oma koha, et kus ta saab nagu hästi toimetada, siis, et siis me oleme nagu ühiskonnana saanud teda nagu hästi toetada ja aidata. Aga need mured muidugi algavad ilmselt nagu siis, kui vanemad nagu kodus tajuvad, et et tundub, et meie laps on teistsugune, aga päris täpselt ei saa aru. Ja siis üpris palju on sellest autismist ja ATH-st nagu räägitud, et kas vanemad nagu kipuvad nagu liiga kergesti ise oma lapsi diagnoosima või siis vastupidi, nad võiksid rohkem konsulteerida, kui nad oma lapse käitumise suhtes on nagu ise nagu segaduses. No see märkamine on muidugi hästi oluline, et peabki reageerima, et kui tundub, et see laste vanemate tajumine tõenäoliselt, et midagi on nagu valesti, et see on nagu õige. Ja siis on nagu mõistlik abi otsida, et kindlasti on hästi oluline lapsega nagu rääkida ka, et või selgitada, et on ka välja toodud seda, et võib olla selliseid olukordi, kus selle käitumise taga, mida vaadeldakse sellise aktiivsustähelepanu häirena, hüperaktiivsusena või ka sellise autistliku endasse tõmbumisena, et selle taga on tegelikult nagu traumad või asjad, et millest laps nagu ei saa rääkida. Ja siis võib ka nagu juhtuda tegelikult, et nad saavad nagu vale ravi hoopis, et tuleks tegeleda selle traumaga ja mitte selle vaatlemisena. Mõnes mõttes on nii, et tänapäeval kipub nagu igaüks olema nagu ekspert nendes valdkondades. Samas inimeste teadlikkus on nagu küll kasvanud, aga see on nagu mõnes mõttes on võib-olla ka nagu miinuseks, et nad arvavad, et nad nii palju teavad, sest et nad ei tea nagu veel neid asju, mis võivad nagu selle kõigega nagu kaasneda. Jah, et see ongi nagu arsti roll välja selgitada. Jah, et see arsti juurde minek on nagu nii oluline samm, aga arsti juurde pääsemine on muidugi väga raske. Et iseenesest me muidugi ka ju nagu näeme seda, kui meile saadetakse neid e-konsultatsioone ja palutakse nagu patsiente uurida, et ainuke hüpotees ongi aktiivsustähelepanu häire ja et seal on taga nagu patsiendi soov mõista, et või selgitada, et miks tal on raskused või et kas see on nüüd ATH, sellepärast et sellest nii palju nagu räägitakse. Aga võib-olla see on lihtsalt lapse tavaline arenguetapp. Jah, et laste puhul võib-olla sellised ülielavad ja aktiivsed lapsed, et mis on täiesti normaalne osa, et kui selline üldine foon on, et seda kiputakse nagu vaatlema sellise patoloogilisena ja on ootus, et laps istubki käed risti, et kogu selle tunni ära, et
see ei ole, see see ei ole loomulik. Jah, see võib ju kodus ka niiviisi olla, et kui vanem tuleb töölt ja ta on väsinud ja tal on kodus rõõmus ja aktiivne ja tegutsemisaldis laps, et siis see võib tunduda, et see on natuke nagu liiga palju, et äkki tal on midagi viga, on ju. Et no iseenesest, kui on selline probleem, sellega on nagu võimalik kenasti nagu hakkama saada, aga kui lapsel on ka tegelikult aktiivsustähelepanuhäire ja kui see on nagu diagnoositud, siis milline siis tema elu hakkab nagu edasi olema, et mis on nendel inimestel igapäevases toimetulekus keerulised kohad ja mis on need sellised kohad, mis võib-olla neil paremini õnnestuvad kui tavalistel neurotüüpilistel inimestel? Ma sellele küsimusele praegu isegi ei vastaks, et läheks tagasi sinna teise mõtte juurde, mis mul oli, et ühest küljest, ma rääkisin sellest koolist, et ootus on tegelikult ju valdavalt see, et tuvastame lapsel selle probleemi, teeme selle asja nagu korda rohtudega, eks, ja vahel see õnnestub, vahel ei õnnestu, aga seal juures jäetakse nagu arvestamata see, et lastel on erinevad vajadused, et tõesti võib-olla need poisid ei suuda 45 minutit kohal istuda ja neil on näiteks keset tundi vaja seda nii-öelda pausi, et korraks nagu välja minna. Ma ei mäleta, see oli üks Inglise jooksja oli, kes hiljem tuli olümpiavõitjaks, et tema oli ka siuke hästi nii-öelda aktiivne laps ja tal oli nagu vajadus, et umbes iga 20 minuti tagant nagu liikuda ja tema lahendas selle asja enda jaoks niimoodi, et küsis keset tundi nii-öelda välja, et õpetaja palun välja ja siis jooksis ümber koolimaja või üles alla ja tuli tagasi, et nii-öelda see 3-4-5 minutit, mis ta ära oli ja siis suutis jälle nii-öelda edasi istuda. Et tänapäeval me võib-olla lahendame nii. No tegelikult ei ole ju, ma arvan, et aga see on normaalne liikumisvajadus lihtsalt mõnel inimesel. Et ta nii-öelda võib-olla oleks saanud selle aktiivsustähelepanuhäire diagnoosi, et kui ta oleks nii-öelda sunnitud olema seal tunnis edasi ja rahuta, et ta ei oleks suutnud nagu ise ennast maha rahustada niimoodi. Aga see nagu näitabki tegelikult, et kuivõrd palju me nagu ootame lastelt ja kui palju on siis see nii-öelda kool valmis nagu vähem muutuma, et väikekoolis võib-olla see on nagu võimalik, et õpetaja teeb väikese pausi ja kõik käivad korraks väljas ja tulevad tagasi, et siuke nagu paindlik on see, aga et kui me ootame, et inimene keskendub 45 minutit, et see on nagu väga palju, minu patsiendid ka vahest tulevad ja ütlevad, et räägivad, et kellel on seal meeleoluhäire või bipolaarne häire ja et äkki mul on ikka ATH ka, et ma ei suuda nagu tund aega oodata nagu mingi asjaga tegeleda, siis ma ütlen, et see ei ole nagu realistlik. Et ei peagi suutma. Jah, et see tähelepanu on meil ju piiratud ressurss. Et ja seda tuleb mõistlikult nagu rakendada. Et ütleme, kui see 40 minutit, see on väga pikk, et sellepärast on üliõpilastel on ka tund ju. Loeng on 45 minutit, üle selle keegi ei jaksa ja vanusega see või kui on mingid kaasuvad haigused, siis see keskendumisvõime nagu alaneb, et see tund aega keskendumist, see ei ole lihtsalt realistlik ootus. Ja tegelikult kui on sellised raskused keskendumisega, et siis inimestele üldiselt ka soovitatakse, et jagage see oma töö nagu sellisteks väikesteks pausideks või et ei ole mõistlik nagu oodata, et ma suudan töötada tund aega järjest, et pigem on nagu 20 minutit, siis väike paus, et selle 20 minuti jooksul planeerid asjad ära, mis on vaja teha, siis puhkad natuke ja siis teed järgmise, et see on nagu siuke jätkusuutlik. Et kui me nüüd tuleme tagasi selle küsimuse juurde, mis ma enne esitasin, et kuidas siis sellel näiteks aktiivsustähelepanuhäirega inimesel on see hakkamasaamise võime erinevates olukordades, siis toon paar näidet, siis me võime nende üle arutleda. Näiteks ma tean ühte õpilast, kes, aga äkki see on pigem iseloomustab ka autismispektri häiret. Mina ju ei tea, aga sa saad kommenteerida. Kes tunni ajal, kui ülekoormus sellest melust ja teiste laste siblimisest ja õpetaja jutust läks liiga suureks, võttis oma asjad
ütles õpetajale, et ma nüüd lähen õpin tunni lõpuni iseseisvalt raamatukogus ja õnneks see õpetaja talle seda võimaldus. Et see on nagu üks näide. Teine näide on minust endast, kui mina käisin, no ma ei saagi öelda, et mis klassis, et kas põhikoolis või keskkoolis, see oli tegelikult nagu läbiv ju kogu aeg, et ma eriti ei õppinud, see tunni keskkond muutus minu jaoks tihtipeale koormavaks ja ma lihtsalt istusin esimeses pingis reeglina ja lugesin raamatut ja hommikust õhtuni ja ma olen väga palju lugenud ja see oli nagu tänapäeva scrollimise asemel nagu minu jaoks, ma ise olen nagu võrrelnud seda ja õpetajad ei lasknud sellest ennast eriti segada, sest nemad tegelesid nendega, kes häirisid tundi. Mina nagu tundi ei häirinud ja õpetajatel oli siis vaja oma ainet anda edasi ja tegeleda nendega, kes võib-olla põhjustasid teistele nagu probleeme. Et kuidas selliseid nagu õpilaste toimetuleku viise kommenteerida? No see esimene näide on võib-olla sobib iseloomustama sellist keskendumisraskust, mis on omane võib-olla sellise nii-öelda autistlike joontega või autismispektri häirega võib-olla inimesele isegi, et mis on tüüpiline mitte ainult nagu autismi korral, aga üks tunnus võib-olla on selline ülitundlikkus, ütleme ka selline sensoorne ülitundlikkus, eks, et igasugused kangad keha peal ja selline, aga see võib ka olla selline ülitundlikkus nii-öelda helide suhtes või et on osad inimesed, kes suudavad keskenduda lihtsamalt, aga on võib-olla need, kes nagu jälgivad võib-olla kõike seda nii-öelda ümbruses toimuvat ja siis nad peavad tegelikult selle oma tähelepanu nagu jagama eri infoallikate suhtes, et nagu mitu kanalit peab nagu korraga olema ja see on väga keeruline ülesanne. Et sellises esimeses nii-öelda näites siis, kus õpilane läks raamatukokku keskenduma, et see on nagu hea näide sellest, kuidas ta nagu valib talle endale sobiva sellise toimetuleku strateegia, et ta lülitab need nii-öelda mitteolulised stiimulid nagu välja, mida ta nagu üritab jälgida, aga mida tal tegelikult ei ole vaja jälgida, muudab seda keskkonda ja saab siis nagu paremini keskenduda tänu sellele. Et see on võib-olla natukene tekib siin nagu kattuvus sellise traumataustaga patsientidega, kellel on sellist ülierksust või nad nii-öelda üritavad nagu jälgida kõike, eks ole, et nendel on kindlasti ka raskem keskenduda just sellistes nagu olukordades ja see on ka võib-olla näide tegelikult, et siin ei ole tegemist nagu aktiivsustähelepanu häirega, vaid sellise või äkki on võib-olla mingi traumataust. Ja kui ta seda keskkonda muudab, siis ta saab nagu väga hästi hakkama. See teine näide selle raamatu lugemise kohta on ka võib-olla, ma ei tea, mismoodi seal on, kui palju see nii-öelda nagu segaseks, aga see on ka üks... Teisi see seganud hinnast kindlasti, aga võib-olla õppematerjali omandamist võis küll segada. Aga et kuidas nii-öelda tegeletakse nagu selliste meeldivate asjadega, et see on ka see hüperfookuse teema natuke ja see iseenesest on hästi nagu inimlik, et võib-olla see hüperfookus ei olegi selline ATH-le nagu tüüpiline, et see on ikkagi kõikidele inimestele omane, et tegeletakse meeldivate asjadega. Paljud isegi otsivad seda flow'd oma elus ja töös, eks ole. Ja seal on võib-olla ka selline nii-öelda teine nagu asi, et mis on hästi oluline sellise tähelepanu haldamisel on, et ütleme, raamatu lugemine iseenesest on nagu väga selline intensiivne ja keskendumist nõudev nagu tegevus, et samal ajal ei saa nii-öelda muud asja nagu teha, et vahel inimesed ka kurdavad, et kui nad nagu loevad midagi, et siis ei jää nagu see loetud tekst meelde või nad peavad uuesti nagu alustama. Et see on ka selline olukord, kus siis see keskendumine on nagu häiritud. Aga iseenesest need keskendumise probleemid tavaliselt siis tekivadki sellistes olukordades, kus inimesed üritavad oma nagu tähelepanu jagada erinevate asjade suhtes või kui need on sellised ülesanded, mis ei ole nende jaoks nagu
piisavalt nii-öelda stimuleerivad. Et seda võib-olla võiks nagu kirjeldada, et kui on nii-öelda klaas, eks, et kui ta on nagu poolenisti täis, see tähelepanu on seal nii-öelda osaline, see osa, mis on vaba, see on nagu häiritud kõik, avatud kõikide nii-öelda häirivate stiimulite suhtes. Ja kui see ülesanne on nagu piisavalt keeruline, raske, motiveeriv, stimuleeriv, et siis inimene nagu keskendubki sellele ja ei ole sellest kõigest muust nagu häiritud. Et siis võib-olla sellisele, kellel on raskusi keskendumisega, et nendele inimestele võib-olla sobivadki sellised väljakutsuvad nii-öelda ülesanded, keerulised ülesanded ja nad peavad natuke ka muutma seda oma nagu keskkonda, et minna siis sinna raamatukokku lugema, kus ei ole kaasõpilasi lärmakaid või kes ei loobi seal paberitükke või midagi või muud moodi ei sega või siis minnakse raamatukokku ülikoolis õppima, eks, et ei ole muid toimetamisi, vaikus, rahu. Ja see üks raamat, mida on vaja nagu lugeda. No kui tuleb patsient ja saab oma diagnoosi siis selle, kas siis autismi diagnoosi või aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosi, siis mis need kõige suuremad väljakutsed on tema elus, millega ta peab nagu hakkama saama, eks need väljakutsed olid ka nagu enne, nüüd ta võib-olla lihtsalt teab, et et mis võib olla nagu nende põhjuseks või taustaks, aga mis need tavalised väljakutsed on, et kas see on kõige elementaarsem igapäevane toimetulek? No see selleks, et ta selle diagnoosi saaks, siis peab olema see häire väga oluliselt nagu väljendunud ja eri valdkondades ja see peab olema jah, nagu, et see ei ole mitte lihtsalt nii-öelda nagu raskused on paljudel inimestel, meil kõigil on raskused, eks, aga sellel peavad olema ikkagi mingid reaalsed nagu tagajärjed, et kas on see õpingud katkend, töökoha kaotused, suhted ja need on kõik ju eluliselt olulised diagnoosi asjad. panemine või saamine, see iseenesest nii-öelda kergendab ju tegelikult, et asjad nii-öelda loksuvad paika ja antakse soovitused konkreetsed ja tegelikult kui inimene nii-öelda pöördub, et selliseid tugimeetmeid, neid saab rakendada juba enne diagnoosi, et mingid teatud asju peab hakkama teistmoodi nagu tegema. Et mis seal võib olla nagu keeruline on, eks, et kui diagnoos on ja juba ravi otsitakse, et selle sobiva ravimi leidmine, mis see annus on, millal seda manustada, kas teha seal nii-öelda pause nädalavahetustel, kuidas jälgida seda ohutust, eks, et ravimitel on ka kõrvaltoimed, kardiovaskulaarseid kõrvaltoimeid võib olla, et peab seal EKG-d tegema, vererõhku jälgima. Sellised lisakohustused kohe nagu tulevad, jah. No juhtub seda ka, et inimene tuleb ja ta on ilmselgelt kas siis autistlik või tal on ATH ja ta ütleb, et hea oli teada saada, aga ma ravimitest loobun. Et kuidas siis psühhiaater selle peale vaatab, et see on tema otsus või on olukordi, ma mõtlen see patsiendi otsus siis selline, või on olukordi, kus psühhiaater ikkagi püüab nagu rääkida, et siin on sinu mingisugused organismis, mingisugused keemilised protsessid, mida mõjutavad ainult ravimid, mitte see, et sa hakkad teistmoodi mõtlema või käituma. Et mismoodi see tänapäeva psühhiaatri nagu läheneb sellele? No selline olukord, ma arvan, oleks väga ebaharilik, sellepärast, et inimesed üldiselt psühhiaatrile tulevad kaebustega, et nad soovivad diagnoosi ja nad soovivad ka nagu ravi. Ehk siis nad on enda arus juba kõike muud proovinud? Ja kui patsient ravimit ei soovi, et ega siis muidugi psühhiaater ju nad on enne hakkama saanud ja ilmselt saavad nii-öelda edaspidi ka ja ega ta selles mõttes päris nagu ravita ei jää, sellepärast, et kõik see muud muudatused, mis elus nagu tehakse, need kõik aitavad sellele keskendumisele nagu kaasa. Ja sellist selget nii-öelda neurobioloogilist teooriat, et millestki on nagu seal puudu või et peaks nagu kompenseerima või seda dopamiini asendama ja seda nagu kindlat nii-öelda ei ole. Ja see ravi, mida ATH puhul
nagu kasutatakse, ta on ju tegelikult selline, et mis töötab nagu tervetel ka ja ta töötab ka nagu väsinud inimestel, eks, et kes on öövalvest tulnud ja et selles mõttes ei ole see selline ravi, mis oleks nagu tingimata vajalik ja öelda, et nüüd haigus progresseerub nagu kõrge vererõhuga, et piisab et see ravim aitab lihtsalt toime tulla nende asjadega, mis on vaja ära teha. Näiteks ATH puhul. Ma tean inimest, kes võtab seda rohtu siis, kui tal on väga keerulised tööülesanded ees, aga ta tunneb, et ta absoluutselt ei suuda keskenduda või isegi nagu alustada seda tööd. Et ta iga päev näiteks ei võtagi, et see on ka siis täitsa nagu selline nagu... Ja, seda vahest nagu soovitatakse, et ütleme see, vahel räägitakse sellest ka, et nagu harjub ära, organismi on vaja annuseid suurendada ja siis on selline üks viis, et teha selliseid pause sisse, et on inimesi, kes suvel ei võta näiteks, on neid, kes ei võta nädalavahetusel ja see on nagu võimalik. Psühhiaater kirjutab ravimeid. Mis tähendab seda, kas siis psühhiaatri maailmapilt on selline, et öelge mulle haigus ja iga haiguse vastu on olemas mingisugune rohi või tõlgendan ma täiesti nagu meelevaldselt seda olukorda? No iga haiguse vastu nagu ei ole rohtu, et see ravi... psühhiaatriline. Tihti ta on ka nagu siuke, me üritame nende ravimitega leevendada teatud nagu sümptomeid. Et see ravi on nagu sümptomaatiline, et mingid kaebused kaoks nagu ära. Ja vahest need kaebused kaovad nagu ise ka ära, siis kaob see ravivajadus nagu ka ära. Et võib-olla hästi palju psühhiaatriast on ka sellist nagu ennetavat psühhiaatrit, et kui me nagu haiguse oleme leidnud, siis seda ravi nagu põhjendatakse selle vajadusega, et vähendada riske, et ei tuleks näiteks uut depressiooni episoodi või ei tuleks seal haigus ei progresseeruks, et näiteks bipolaarse häire korral seal on nagu leitud, et iga selline episood nagu mõnes mõttes nagu lõhupaju ja siis nende episoodide ägenemiste ennetamine on nagu hästi oluline. Et ATH puhul tegelikult seda nagu ei ole niimoodi näidatud, et tegemist oleks sellise progresseeruva haigusega, samamoodi autismi puhul. Ta on lihtsalt mingi seisund, mis sul on. See on selline seisund, millega mingil määral on nagu võimalik kohaneda, et inimene ise saab nagu väga palju ära teha selles osas. Kui palju juhtub seda, et psühhiaater ise on ka nagu natukene siukse väljakutse ees, et milline siis selle inimese diagnoos on, et kas tal on autismispektri häire või tal on ATH või tal on bipolaarsus, lisaks selle kõige taustal on nagu depressioon, et kuidas siis psühhiaater nagu käitub, et kas ta valib siis sellise nagu ühese, sellise nagu keskse diagnoosi inimesele? No tavaliselt inimene pöördub ikkagi teatud selliste nagu konkreetsete kaebustega, eks, ja autismispektri häire puhul see võib-olla nii ei ole, aga ATH puhul nagu kindlasti, et peab kaardistama kõiki neid nii-öelda teisi võimalusi ja need nagu välja lülitama. Ja need häired on ka erineva nagu raskusega, eks, et kui on see nii-öelda bipolaarne häire, et seda on keeruline ära tunda vahel, aga see on kindlasti selline nii-öelda ravivajav, et näiteks kui inimesel on olnud maniakaalne episood ja ta ravi ei saa, siis see tõenäosus, et see järgneva 5 aasta jooksul nagu kordub, on vist oli 75%. Maniakaalne episood kõlab nii, nagu tegemist oleks hulluga, kes jookseb ringi kirves käes. Mida see päriselt tähendab? No see on selline tahteaktiivsuse tõus, impulsiivsus. Et sama on võib-olla ka ATH puhul, eks võib natuke teatud selline nii-öelda kattuvus nagu olla ja siis ka ütleme, kui on meeleoluhäired, et seal ka tekivad nagu keskendumise raskused ja psühhiaatri roll ongi ka kaaluda kõiki neid nii-öelda teisi võimalusi, et need nagu välistada, et võib-olla osad patsiendid, kes on ATH-ga nagu pöörduvad, neil on teised vaimse ATH kaebustega, laadsete kaebustega on teised probleemid ka ja need tuleb ka üles leida, et neid ei saa nagu samal ajal ignoreerida, et ja ka ütleme, kui on selline inimene, kellel
seda diagnoosi varem ei ole pandud, et siis on üsna keeruline tegelikult nagu hinnata, et millega on siin nüüd nagu tegemist. Sellepärast, et neid aktiivsustähelepanuhäire sümptomeid annavad paljud teised psühhiaatrilised häired ka. Ja kui sellist algust lapsepõlve ei ole, see ei ole kindel, et see seal on nagu olnud, siis praeguse pildi järgi nagu hinnata seda, kui muud asjad ei ole välja lülitatud või ravitud, ei ole ka õige. Kas siis diagnoosimisel kaasatakse tihtipeale siis ka perekond, sest inimene ise ei pruugi nagu võib-olla kõike mäletada või teada, kuidas ta lapsepõlv oli? No see on kohustuslik ja et peab olema teine inimene ka, kes räägib, kuidas lapsepõlves oli tavaliselt on, et siis vanemad või kui vanemaid ei ole vanavanemad või õde-vend või kui nad mäletavad, kui nad on vanemad. Et see teise inimese vaade on nagu hädavajalik diagnoosimise juures, ilma selleta ei tohi nagu teha, sest siis ei ole nagu diagnoos usaldusväärne. Ja ütleme, kuigi need kriteeriumid on nagu meil paigas, et ma arvan, see on päris süke, see on selline, need diagnoosid, kus arsti arvamus on väga oluline ja neid diagnoose vahel pannakse ka nii-öelda nagu kergekäeliselt. Ja tegelikult kui arst, psühhiaater hakkab siis töötama patsiendiga, tal on tegelikult kohustus nagu veenduda, et see diagnoos on nii-öelda paikapidav, et kui see varasemalt kuskil on nii-öelda nagu pandud, et ainult sellest nagu ei saa lähtuda, et loomulikult me töötame koos, ühtsed ravipõhimõtted on, aga sellist nagu subjektiivsust on võib-olla nagu päris palju, et see võib juhtuda nii, et üks patsient on saanud selle diagnoosi, ta läheb kusagile mujale ja seal nagu hakatakse kahtlema selle nii-öelda diagnoosi õiguspärasuses ja see on ka põhjendatud sellepärast, et me ikkagi ka alles nagu õpime mõnes mõttes seda haigust avastama, käsitlema ja kui seda nii-öelda liiga kergekäeliselt teha, et sellel on tagajärjed patsiendile ja arstile ka, et näiteks Soomes on ühe arstilt on need arsti tegutsemise õigused on ära võetud sellepärast, et ta liiga kergekäeliselt pani aktiivsustähelepanuhäire diagnoose. Aga üldiselt sellist asja võib siis ikkagi ette tulla, et kui inimene vahetab psühhiaatrit, siis saab ta uue diagnoosi? Seda võib ette tulla, jah. Aga siis see jääb kolmanda psühhiaatri otsustada, kui kõige jääb tema südamele, ütleme niimoodi jah, et ega need ravimid on nagu tõsised, need ei ole päris, neil on kõrvaltoimed ka, et öeldakse, et iga aasta, mis inimene seda stimulantravi näiteks võtab, et see võib kasvatada kardiovaskulaarset riski umbes 5%, et kui see inimesel on madal, siis see tõenäoliselt ei ole oluline, aga see tähendab ka seda, et pikas perspektiivis risk kardiovaskulaarseteks tüsistusteks võib nagu kasvada. Et selline seisukoht on ka. Ajastul, kus inimesed väga palju tegelevad ise endasse kaevumise ja ise enda diagnoosimisega tänu Google'ile, ChatGPT'le, TikTok'ile, siis ilmselt tullakse päris palju ka selle nagu mõttega psühhiaatri juurde, et ma olen nüüd ise ära otsustanud, et mis see minu probleem on ja palun nüüd võtke komisjon kokku ja fikseerige see ära. Et mis siis juhtub, kui inimene tuleb sellise mõttega? Mõnikord on tal ju õigus ka, eks ole? Ei, tänapäeval õnneks on nüüd nii, et psühhiaatrid on nagu suhteliselt hästi kaitstud eriala selliste patsientide nagu nõudmise suhtes, et psühhiaatrile on keeruline pääseda, patsiendid nagu tulevad nagu saatekirjaga ja üle e-konsultatsiooni, mille siis perearst nagu teeb, kas nii-öelda diagnoosi täpsustamiseks või ravisoovituste nagu saamiseks ja vahel need saatekirjad ka tulevad sellisel kujul, et seal on kirjas, et patsient kahtlustab endal ATH-d ja psühholoog ka võib-olla nagu kahtlustab ja samas sellist nii-öelda täielikumat nagu vaatamist ei ole tehtud, need ei ole kaardistatud ärevust, ei ole depressiooni kaardistatud ja siis ma tihti olen nagu vastanud ka,
et sellest üksi ei piisa, et patsient tahab teada, et ka teil peab olema nagu põhjendatud kahtlus ja et me seda diferentsiaaldiagnostikat teiste eristamist siis teistest haigustest nagu teeks. Ja noh, et kui nii-öelda tahan lihtsalt teada, et siis on see natuke nagu erahuvi, aga et selle jaoks siis võib erapsühhiaatrile minna ja selgitada seda, aga need on võib-olla need juhud, kus võib-olla need diagnoosid tulevad ka, pannakse võib-olla nii-öelda nagu kergekäelisemalt välja, et see ATH diagnoosimine, ma olen nagu kirjandust vaadanud, seal mõned ütlevad, et see on ikkagi väga pikk protsess, et nii ajaliselt kui ka rahaliselt, et riigisüst haigekassa puhul see on ka täitsa arvestatav nii-öelda ressurss, mis sinna läheb neid kohtumisi ja see peab tõesti olema ka nagu põhjendatud, et neid diagnoose on vahel ütlevad, et psühhiaatrid, et ma olen selle patsiendiga nagu kohtunud 1,5 aastat ja et lõpuks ma olen nii-öelda nagu aru saanud, et see võib-olla näitab ka nagu kui keeruline võib selle diagnoosi panemine vahest olla. No võib juhtuda ka nii, vähemalt ma olen kohanud inimesi, kes ütlevad, et ma olen ise aru saanud, et mul on nagu näiteks ilmselged ATH tunnused, ma tean, et selle diagnoosi saamine on nii pikk ja keeruline protsess, ma ei hakka seda enda jaoks nagu läbi tegema, et mul on nii palju tööd ja mul on nii palju tegemist ja ma ei jõua ja ma lihtsalt internetist uurin, et kuidas teised ATH-ga inimesed oma eluga hakkama saavad ja proovin, et äkki mul õnnestub ka niimoodi ja äkki läheb elu lihtsamaks. Et kas see on nagu okei lähenemine? Ja ma arvan, see on täiesti okei lähenemine, sellepärast, et kõikidest nendest lisa ettevõtmistest, mis seda keskendumist toetavad, on ju kasu kindlasti, eks ka nendele inimestel, kellel ei ole ATH diagnoosi ja kahju sellest kindlasti nagu ei sünni. Et võib ka sellele niipidi nagu läheneda ja see ongi esimene samm tegelikult, mida üldse ka soovitatakse, et kui on seda laadi nagu raskused, et siis need muudatused elus, need tehakse kohe ära enne diagnoosi püstitamist. Sagedamini meie nagu näeme selliseid olukordi, kus lisaks nendele keskendumisraskustele on mitmeid teisi probleeme ka, et on ärevus, on meeleoluhäire, on unehäired ja siis see lähenemine ikkagi on see, et me üritame leevendada kõiki neid teisi häireid nagu ka ja vaatame, mis siis jääb järgi, eks, või seal võib olla mingi kehaline haigus näiteks taga, et inimene ta on ülekaaluline, ta norskab öösiti, tal on uneapnoe, et unekvaliteet on halb, tema keskendumisraskused tulevad sellest öisest hapnikupuudusest ja tõesti on neid nii-öelda patsiente, keda on selle vaatega nagu hinnatud ja nad on abi saanud selle uneapnoe osas ja siis kaovad ka kõik need keskendumisprobleemid ära. Kuidas tundub? Kas tänapäeval on tõepoolest autistlike tunnustega ja aktiivsustähelepanu häirega inimesi rohkem või me lihtsalt oleme õppinud neid paremini ära tundma, me lihtsalt räägime sellest rohkem ja meie diagnostika on täpsem, et kas see nagu protsent inimkonnast on sama või see on tõepoolest kasvanud? No ma arvan, et tegelikult on nagu sama või kogu aeg siukesi suuri muutusi võib-olla ei ole, et need muutused tulevad lihtsalt sellest, et kui palju me tähelepanu pöörame nendele asjale, kuidas me muudame neid diagnostilisi kriteeriume, kui nad lähevad nagu leebemaks, see võimaldab diagnoosida suuremat arvu patsiente, et ka näiteks see autismispektri häirest rääkisime, et 3. eluaasta, eks aktiivsustähelepanu häire korral oli nii, algselt oli, et sümptomid peavad avalduma enne 5. eluaastat, siis tõsteti see 7 aasta peale, nüüd on see tõstetud nagu 12 aasta peale. See tähendab seda, et potentsiaalselt neid patsiente, kes selle diagnoosi saavad, neid ongi siis rohkem. Sest diagnostilised kriteeriumid on läinud leebemaks. Arv võib-olla on jäänud nagu samaks. Ja küsimus sellest, et kas on nagu aladiagnoositud või ülediagnoositud, et see võib olla nii või naa. Et ma arvan, et võib-olla sellistes nii-öelda varastes etappides nooremate laste puhul on veidi võib-olla aladiagnoosimist
et kõiki juhte nagu ei leita ülesse ja kui me räägime nagu täiskasvanutest ja ATH-st, autismispektri häirest võib-olla mitte, sest see ei ole nii levinud praegu, et seda diagnoosi nagu pannakse, aga aktiivsustähelepanu-häire korral täiskasvanutel tõenäoliselt on ikkagi ülediagnoosimist, et ma pakun, et kuskil võib-olla 1/3 on neid, kes ei ole tegelikult, kellel ei ole ATH-d, kellel on mingid muud põhjused, mida nimetatakse siis selliseks ise tekitatud nii-öelda tähelepanuhäirest, et see tuleb kõik sellest nagu unepuudusest, ülekoormatusest. Paljudest asjadest, jah. Kui tihti tuleb ette, et autismispektri häire ja ATH esinevad inimesel koos? No pigem ei esine, ma arvan, et see on nagu selline nii-öelda haruldane, et selle klassifikatsiooni järgi on nii, et kui inimesel nii-öelda diagnoositakse autismispektri häire, siis ja tal ei ole seda nii-öelda hüperaktiivsust võib-olla lapsena ja on sellised, autism on seotud kindlasti nagu õpiraskustega ka ja sellisel juhul selline seisukoht on, et seda tähelepanu häiret iseseisvalt võib-olla ei peaks diagnoosima. Kui me tahame seda nii-öelda ravida ja usume, et nagu stimulandid aitavad, et siis pannakse muidugi ka see diagnoos praktikas tegelikult ikkagi nagu välja. Aga kas ta seal nii-öelda töötab, ma ei tea, et nii ma selliseid patsiente, kellel oleks samaaegselt nii aktiivsustähelepanuhäire kui autismispektri häire ei ole ise tegelikult näinud, et kui me räägime autismispektri häirest, siis tavaliselt me ikkagi mõistame selle all sellist, see on ka tihti seotud sellise vaimse alaarenguga, kergema vormiga, need diagnoosid on tihti koos, aga seda, mina ei ole lastepsühhiaater, eks, et sellepärast on see natuke võib-olla kallutatud vaade ka, et need kolleegid, kes töötavad lastega, et võib-olla nemad näevad seda nagu sagedamini, aga mina ei ole täiskasvanute puhul kokku puutunud. Ma tean ka selliseid inimesi, kes ütlevad, et nad on ise üpris veendunud, et neil on kas siis üks või teine häire ja nad igaks juhuks ei lähe arsti juurde ja nad igaks juhuks ei saa diagnoosi, sest äkki siis saavad teised teada ja siis äkki tööandja võib-olla, kui ta peab kunagi mõtlema, et kellest loobuda, et siis loobutakse nendest, sest mõeldakse, et nad ei ole täisväärtuslikud töötajad. Et kuidas psühhiaater sellise asja peale vaatab? No see on näide võib-olla sellest stigmast ja mis psühhiaatriliste nagu haigustega kaasneb ja tõesti selline olukord, kus inimene tunnetab, et tal on nii-öelda probleemid, aga ta pigem nagu ei pöördu, et see on natuke selline nagu kahetsusväärne. Et võib-olla ta ikkagi saaks nagu oluliselt nagu abi sellest. Võib-olla selline olukord, et kus ta tuvastab nagu teatud probleemid ja otsustab sellega nagu ise tegeleda, et võib-olla see on ka selline olukord, kus need raskused ei ole väga suured ja sellisel juhul on see ikkagi nagu okei. Et mis nüüd nagu tööandjad puudutab, et tööandjal tegelikult ei ole ju õigust teada ja ega inimene ka ei pea nagu avalikustama neid nii-öelda probleeme ja pigem nagu vist soovitatakse seda nii-öelda mitte nagu teha. Teisest küljest hea tööandja leiab oma erinevate tugevustega töötajatele sobiva töölõigu ja antud juhul, on ju räägitud, ma usun, et sellel on ka mingisugune tõepõhi all, et teatud autistlikud jooned või teatud ATH-ga kaasnevad sellised omadused võivad inimese mõnes eluvaldkonnas pigem teistest edukamaks muuta. No ma arvan, see on võib-olla natuke müüt jah, et teatud nii-öelda eelised nagu annab see muidugi, et on öeldud jah, et sellise teadlaste hulgas on rohkem autistlike joontega inimesi ja see, mis nüüd nagu aktiivsustähelepanuhäiret puudutab või et kas see annab mingisuguseid nagu eeliseid, ma natukene nagu kahtlen tegelikult selles, et nagu ma ennegi ütlesin jah, et see hüperfookus, et see ei ole omane nagu ainult või see ei ole omane ainult nii-öelda aktiivsustähelepanuhäirega inimestele, et see hüperfookus
võime keskenduda, see võib olla eelis, aga see võib ka teatud olukorras olla nagu puudus. No kui sul on vaja midagi olulist teha ja sa keskendud millelegi, mis sulle parasjagu arvutis mingist aknast vilkus ja väga huvi pakkus, siis sul jääb oluline asi tegemata. No see ei ole nii-öelda hüperfookus, see on siis nii-öelda jälle nagu segatavus. Ja siin on võib-olla ka see tähtis, et millised need nii-öelda stiimulid nagu on või mis on nagu normaalne ja mis ei ole normaalne, et seda on ka uuringutega nagu näidatud, et näiteks kui inimene peab keskenduma mingisugusele ülesandele ja siis sinna juurde pannakse nagu rida segajaid. Siis kui need segajad on sellised abstraktsed mingid sümbolid, eks ole, ruudud, mis ei oma nagu iseseisvat sellist tähendust või sa võid nagu seostada neid midagi, siis neid on nagu lihtsam ignoreerida ja need sellisel juhul on keskendumine inimestel üldiselt nagu hea. Aga kui need segajad on näiteks mingid reaalsed inimesed või liikuvad objektid või et seal on hästi loomulik, et inimesel kohe nagu läheb see tähelepanu kusagile nii-öelda mujale. Ja see ei ole häire tunnus, vaid see ongi inimesele ise loomulik. Ja see ongi ka võib-olla see nii-öelda nagu see TikToki fenomen või sotsiaalmeedia scrollimise nii-öelda fenomen, et kõik inimesed, see on tõenäoliselt nende tähelepanu läheb sinna, sellepärast et need on nii sellised atraktiivsed, nii-öelda tõmbavad nagu stiimulid, et see on loomulik, et see tähelepanu läheb nagu sinna. No see on ka üks põhjus vist, miks paljud ütlevad, et nad ei suuda avatud kontoris tööd teha, et sa tegeled seal oma asjaga, siis keegi hakkab kõrval lahendama enda probleemi ja ehkki sa ei taha, sa kuuled ja sa hakkad oma peas ka seda lahendama, aga see ei ole üldse sinu probleem. Et seal on ja teine pool on võib-olla see, et kui nii-öelda keeruline see ülesanne on, eks, et ja need segajad ja kui avatud sa nendele segajatele oled ja et see avatud kontor ei ole kindlasti nagu hea ja võib-olla ka see avatud kontor üksi ei ole mingi näitaja, eks, aga see, kuidas seal nii-öelda nagu töötatakse, et kas inimesed samal ajal peavad nii-öelda vestlusi, telefonikõnesi, et see on nagu väga selline häiriv keskkond ja võib-olla see sõltub nagu sellest töökultuurist või kuidas me üldse nagu avalikus ruumis nagu viibime, et kui inimesed sõidavad kuskil bussis, mõned nii-öelda loevad ja siis keegi hakkab seal oma töötelefoni kõnesi rääkima, töökõnesi bussis tegema, segab teisi inimesi, eks, et me ise nagu loome sellise keskkonna tegelikult, kus meil on raske keskenduda. Nii et ega nüüd sinna midagi parata ei saa, et inimesed on ise enda suhtes uudishimulikud, mõni uurib neid teemasid tõesti lihtsalt sellepärast, et kas mul on see probleem või mul ei ole. Aga samas on hästi palju ju ka neid inimesi, kelle jaoks on see probleem väga suur, väga tõsine ja see segab nende igapäeva toimetulekut ja hakkama saamist. Kui nüüd on niimoodi, et psühhiaatri juures on käidud, otsustatud on läbi selle pika protsessi, et on selline diagnoos, siis kuidas saaksid lähedased seda inimest toetada? Kas siis autistlikku inimest või siis aktiivsustähelepanu häirega inimest, et mis need igapäeva asjad on, mis aitaksid sellel inimesel oma päevast läbi minna? No ma ei teagi, kas teised inimesed peaks midagi väga nii-öelda teistmoodi nagu tegema, et see on ikkagi inimese enda nagu vastutus ja ta saab rääkida oma soovidest ja loomulikult sellega saab nagu arvestada, eks, aga see arvestamine võib-olla ei erine nii palju kõigest sellest, kuidas me üldiselt nagu inimestega suhtleme, et kuulame neid ja oleme viisakad ja arvestame ja kõik, et nende see tagab selle, neil on tegelikult ka selliseid nii-öelda väljakutseid nagu vaja või et meie, ütleme, kui me hakkame teiste inimeste pärast nendega arvestades midagi väga teistmoodi tegema nende haiguse pärast, et siis me tegelikult ka ju nagu stigmatiseerime neid. Kas pole nii?
No see võib nii olla. Ütleme, aga võib-olla sa pead nagu ikkagi oma lähedasele helistama ja küsima, kas sa söönud oled? Nad ju võivad seda unustada. No jah, võib-olla tõesti jah, see on siuke tugi, et mis neid natuke nii-öelda aitab ja siis lõpuks võib-olla nad õpivad ise selle ära. Üks asi vist minu meelest, mis veel oleks nagu, võib-olla mida ühiskond on juba nagu, kus maal me nagu teel oleme, et meie suhtumine ka natukene teistsugustesse inimestesse on nagu paranenud või et on nagu okei juba, et jah, et tema ongi selline, kes tahab näiteks, kui on mingisugune seltskondlik üritus, et ta vahepeal läheb eemale, on mõnda aega oma ette, see ei tähenda, et ta oleks kellegi peale solvunud või pahane, et ta lihtsalt nagu puhkab sellest melust, tuleb tagasi ja kõik läheb edasi. Et kui sa saad nagu aru, et su ümber on inimesed, kes nagu tajuvad maailma teistmoodi, et siis nagu kõik asjad nagu toimivad ka nagu sellises nagu, ma ei tea, kogukonnas paremini. Jah, tõenäoliselt küll jah, et kõik ju vajavad seda oma aega ja nii-öelda ruumi ja noh, see nii-öelda mõtlemine niimoodi, et see on nüüd nagu, mõtlen, et mis seal inimest nagu väga häirida siis sellises nii-öelda olukorras nagu võib, et kui teine inimene läheb kuskile korraks nagu ära või ei suhtle või et see on lihtsalt vajab seda oma aega ja seda tuleb talle anda. Ja aga võib juhtuda suhtlemises ju ka seda, et keegi reageerib ägedalt või arvab maailmast hoopis teistmoodi, et see polariseerumine on meil nagu suur, et kui sinna veel, ma ei tea, kui sinna veel juurde panna ka see, et me peame nagu kuidagi liiga palju seda infot vastu võtma, et kõikides valdkondades, et siis võib nagu juhe kokku joosta mitte üksnes nendel inimestel, kellel on mingisugune häire, vaid nagu kõikidel teistel ka, et siis. Jah, tõenäoliselt küll seda sensoorset nagu ülekoormust on hästi palju ja noh, see on ka hästi nagu inimlik, et ütleme, kui on selliseid palju ohtlikke nii-öelda signaale ja uudiseid ja siis tekib nagu soov kõike nagu kontrollida, et see oli võib-olla eriti nagu täheldatav ju COVID-i ajal. Et kui inimesed jälgisid, kui palju haigestumisi on ja mis nüüd uudised on ja et mis tuleb ja et see tekitab sellise üldise nagu äreva nagu tausta ja selline mõtlemine, et mida mul päriselt nagu vaja on ja mida ma peaksin nagu jälgima ja mida võib-olla mitte, et see on siuke mitte oluline info, sellepärast et ma selle põhjal tõenäoliselt mitte midagi ei muuda ja et see sensoorne nii-öelda koormuse piiramine on hästi nagu mõistlik, et sellepärast, et kui me nagu vaatleme mingisugust infot, siis me peame nagu otsustama, et kas see on nagu oluline, mis ma teen nagu sellega ja see, nagu ma ütlesin, see tähelepanu on nagu piiratud ressurss. Ja öeldakse, et inimene teeb, kuskil on keegi on nagu seda mõõtnud või on öeldud, et inimene teeb ööpäeva jooksul 20 000 otsust. Ja kui see otsused on ära tehtud, peale seda ta enam nagu ei suuda otsustada. Et osad nendest otsustest on nagu teadlikud, osad on nii-öelda nagu mitteteadlikud. Ja kui see piir on käes, siis tuleb nii-öelda nagu väsimus ja siis on raske keskenduda. Ja et selliseid, tuleks nagu püüelda selle poole, et neid mittevajalikke otsuseid ei oleks nagu vaja teha, et üks viis ongi siis nii-öelda vähendada seda sensoorset koormust ja neid nii-öelda uudiseid ja seda infot, et mille põhjal me mitte midagi ei tee. See nõuanne kulub vast ära nagu kõigile, et see muudab nagu kõigi hakkama saamise võib-olla vähe lihtsamaks. Suur tänu täna seda autismi ja ATH teemat avamast. Lõpetuseks veel, et kui psühhiaatri juurde on nagu nii raske pääseda, siis see on pikk protsess, et millest peaks inimene alustama, et kui see autism või ATH ikkagi on asi, mis on niisugune, et inimene tunneb, et see võib olla minu diagnoos, see võib olla minu probleemi põhjus, kas ta läheb kõigepealt perearsti juurde või siis ei ole perearsti üldse vaja ja võib minna kohe psühhiaatri juurde?
kui õnnestub? Pöörduda võib mõlema poole, aga reaalsus haigekassa süsteemis töötavatel psühhiaatritel on, et ega meil neid nii-öelda vabu aegu uutele patsientidele väga ei ole ja need kõik põhimõtteliselt, kui sa oled vaene, siis sa ei saagi oma asjaga, oma probleemiga perearstist võib ikkagi alustada, et see on nii-öelda selline värav, eks, et ja kui see on tõsine oluline probleem, et siis perearst teeb selle saatekirja ka ja siis nii-öelda nagu hinnatakse, et aga siis sa saad psühhiaatri juurde ainult siis, kui sul on väga suur kriis või? Ja aga põhimõtteliselt küll jah, sellepärast, et ikkagi see on eriarsti abi ja niimoodi me oleme nagu kokku leppinud ja psühhiaatreid Eestis on 200, aga kõik nad ei jõua ja võib-olla ei peagi jõudma, eks ole, vaimse psühhiaatri juurde. Et need kergemad häired, ärevus, kergemad meeleoluhäired, nende raviga tegeleb perearst. Ma arvan, kui on nagu tegemist sellise täiskasvanud inimesega, kes käib tööl, kes on oma õpingud nagu lõpetanud, siis enam-vähem ta saab nagu eluga hakkama, kellel on teatud nagu raskused ja siis tema ei pea pöörduma selliste kaebustega psühhiaatrile. Kui on inimene, kelle koolitee on katkendlik, kes on mitu korda üritanud seda jätkata, lõpuks on ta seda läbinud kuidagi ja kes tunneb, et ta ei saa käia tööl, sellepärast, et ta ei tea, kas ta suudab homme tööle minna, ta ei tea, kas ta suudab ülehomme tööle minna ja millise tööandja juurde sa lähed sellise jutuga, et tead, ma väga tahan seda tööd teha, aga ma ei tea, kas ma saan seda teha kogu aeg ja siis, kui tööandjal seda vaja on. Ma saan seda teha ainult siis, kui ma ise olen selleks võimeline. Mida selline inimene tegema peaks? Üks variant on leida siis selline töö ja tööandja, kus see on nii-öelda nagu võimalik, et ma olen selliseid nii-öelda eritingimusi, need saab nagu välja kaubelda, eks, aga et kas seda nagu diagnoosipõhiliselt peaks nagu tegema, et see on natuke teine küsimus, et sellised toetatud töökohad on nii-öelda olemas küll, eks, ja et inimesed kõik on erinevad, neil on erinevad nagu võimed, et see ülesanded tuleb nagu valida vastavalt sellele, mida inimene nagu suudab. Et see situatsioon, mida sa natuke kirjeldad, et ma mõtlen, et see iseenesest võib olla ka selline, kus on mingi kaasuvad nagu probleemid, et see nii-öelda osaliselt on see seotud sellise nii-öelda motivatsiooniga, väsimusega, eks, ja see võib olla ka osa sellisest depressiivsest nagu sündroomist. Siis tuleb juba ravida veel uut asja. Perearsti juures nii-öelda alustada ja vaadata nagu edasi. Üks asi veel. 200 psühhiaatrit on Eestis. Ma usun, et neid noori koolilõpetajaid, kes tahaksid õppida meditsiini, hiljem ka psühhiaatriat, on palju. Neid on rohkem, kui koolid suudavad vastu võtta. Samas neid inimesi, kes vajavad psühhiaatri abi, on samuti väga-väga palju. Nad ei saa seda abi, sest psühhiaatrid on liiga vähe. Kuidas see nii on? Miks meil rohkem psühhiaatreid välja ei õpetada? Nõudmine on ju iseenesest olemas ja isegi neid inimesi, kes tahaks hakata psühhiaatritest, peaks olema piisavalt. Siin on nüüd mitmeid positiivseid uudiseid. Ma olen kuulnud, et Tartu Ülikool pidi arstiteaduskonda, kui see info õige on, et nagu kahekordistama, et muidu on olnud see kursus 100 inimest ja edaspidi pidi 200 olema. Ja psühhiaatria residentuuri on võetud tavaliselt kuskil 15 inimest, sinna tahetakse ka nagu rohkem võtta, et kindlasti see vajadus on nagu olemas, 15-20, et neid tuleb nagu juurde ja erialavalikuna muidugi psühhiaatria on väga hea eriala, et siuke põnev ja selliseid traditsioonilisi nii-öelda ühesuguseid situatsioone ei ole ja ta on siuke ka hästi arenev eriala ja kui on nagu vaadatud, on selliseid rahulolu uuringuid tehtud nagu arstide seas, need on põhiliselt Ameerika Ühendriikidest küll nagu pärit, aga seal leiti, et psühhiaatrid on üks selline eriala, kes on oma erialavalikuga kõige rohkem rahul või nende seas on kõige vähem neid, kes mõtlevad, et nad oleks pidanud võib-olla mingi teise eriala peale nagu minema. Et ja teine pool on siin muidugi see, et ega
psühhiaatrid ei ole ju ainukesed vaimse tervise spetsialistid, kes meil on, et on ka kliinilised psühholoogid, vaimse tervise õed ja kogu see süsteem, ka perearstideks, et nende kanda on ikkagi väga suur oluline osa ja nemad aitavad, neist on abi. Suur tänu, psühhiaater Ants Kask Lääne-Tallinna Keskhaiglast ja hea vaataja või kuulaja, meie seekordne saade on läbi. Ning kui sinul või sinu pereliikmel on vaimse tervise muresid, siis kindlasti tasub pöörduda abi saamiseks, kas siis perearsti poole või siis laste puhul võib näiteks alustada ka koolipsühholoogist. Kõike head ja kohtume peagi taas. Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saa tükike mõlemast.